Vaadake Michael Asteri vlogi YouTube'is. Tulin just siia Rakvere Vinni spordikompleksi, kus liider Muay Thai teeb enda suvelaagrit. Alustasid esmaspäeval ja nad lõpetavad laupäeval. WBC tiitlile võidelnud Elis Kulinitš koos Eesti Pro MMA võitleja Kristjan Tõnistega siin. Ilus tugev klinč. Oi! Lapa tehtud Seniga. Sen! Good job! Good job, Mike! Let's go! Let's go eat! Let's go eat now! On aeg teha üks võidupüha trenn. Kümme jääbi! Trenn tehtud, tegime 5 raundi ja raundid olid 5 minti pikad, tegime kombosid. Ja lõppu tegime veel ühe 5-minutise raundi õla vastupidavus siis. Ehk siis varjuboksi siis mina ütlesin mingid harjutusi vahepeale. Nii et lõppu kõhuliased, nii et korralik trenn ja nüüd jaanipäeva pidama. Ei ole see või? No mõna matse, ei ole ju õige. Nii kuum. Ei võtta. No mis siis? Sõpa ka. See ei ole õige ribine. Seda ei tasu... Kui kuum ja sekund tagasi sepakad. Uus nädal, täna esmaspäev. Kell on 12:30, ma hakkan alles hommikusööki sööma ja siis kella 8 MMA-sse ja peale seda üks eratrenn anda. Nii et vähe hiline hommik minu jaoks, kuna eile jõudsin päris hilja koju sõprade juurest, tähistasime jaanipäeva, nii et tegin pika une hommikul, puhkusin ilusti välja ja nüüd valmis lammutama. Tunnen, et kõht jäi veel veist tühjaks, nii et proovin mingit uut high protein magustoitu, 20 grammi proteiini, 5 grammi BCA-d, päris huvitav. Oodame, et on okei.
soovitan, päris hea. MMA tehtud. Oli väga trillipõhine trenn, väga palju sihukest nagu aktiivset tööd, väga raske, nagu ikka. Kes pole kunagi teinud MMA-d, siis proovi ära, väga julm, väga väsitav, pikad raundid värki, et väga korralik töö, aga väga puntjad oleme kohal, head poisid olid, sai head raundid, palju erinevaid stiile. Nii hakkab vorm tulema vaikselt ka. Eratrenn antud, nüüd kodus kerge õhtusöök. Skõr, proteiinipulber, mesi, maasikad ja vaarikad. Väga kerge õhtusöök. Lõuna oli vähe toekam, sõin rappi, nii et siis õhtul pole nii palju isu. Teisipäev jälle, aeg minna tšitsi tegema. Hommik on nagu ikka, juba eratrenn antud. Käisime lambaarsti juures ka ja nüüd lähme rullima. Kõnda käsis, ta saab mu jalgade skripid, tekivad maapõus olukorrad, et silma kontrollida käsi. Tšits tehtud. Täna oli meid väga vähe, 4 tükki, aga mida vähem inimesi, seda parem on, sest siis saab rohkem personaalset lähenemist. Seega sportlasena on ainult see pluss. Treeneril on rohkem aega õpetada, juhendada, jälgida. Nii et sai väga hea trenni teha. Tegime palju avatud kaitset. Ja siis lõppu tegime tavapärast harjutused, kus pidi backist üles tulema. Väga hea harjutus minu jaoks ja siis kuidas pidi saidi kontrollima ja sealt pääsema. Nii et väga mõnus trenn tehtud. Kolmapäev on aeg teha üks korralik MMA-trenn. Alustame suvel tavaliselt pool tundi enne. Õues teeme crossfiti, jookse, sprinte, tõstame asju, teeme kätakad, lõuatõmbed, kõike, mis võimalik crossfitis ja siis läheme sisse ja paugutame tunnise kõrge tempo MMA trenni, nii et praegu alustame ka õues. Valmis! Start! Ring. Ja. Kristjan, raske? Ei ole. Tubli.
reede, viimane raske päev sellel nädalal minu jaoks. Hommikul andsin trenne, siis käisin Revalis, tegin kerge jõutrenni, peamiselt tegin õlahooldust ja tugevdasin õlga. Lisaks sellele tegin ühe vastupidavusraundi oma hea sõbra assault bike'i peal, mis on alati surm. Vaadake, kui ilus ta on. Ja siis kiirelt kodus, lõuna. Täna lõuna oli kanakarri riisiga ja andsin veel ühe trenni peale ja nüüd olengi just jõudnud Dokonisse ja hakkame sparrima. Sparring tehtud. Võib täitsa rahule jääda, okeid raundid. Täna ju mega kuumus, nii et saalis oli hea küte. See annab ainult juurde, kardio läheb veel paremaks. Sparriklippe ma teile ilmselgelt liiga palju ei näita, sest kunagi ei tea, kes näeb. Kui mu tulema vastane peaks vaatama, siis pane like ja subscribe kindlasti. aga ühtlasi on sellega minu nädal läbi. Aitäh kõigile, kes vaatasid. Pane kindlasti like, subscribe, jäta kommentaar, mis meeldis, mis ei meeldinud ja mida tahaksite veel näha. Nagu näha, siis nädalad suht rutiinsed, väga palju ei muutu, trennid on samad, aga nii toimubki areng ja nii me töötame, et sportlase elu on väga rutiinne, aga see mulle meeldibki ja nii peabki. Raske töö viib tippu. Nii et aitäh vaatamast veel kord ja näeme juba varsti.